Saka, kõigepealt palju õnne meeskonnale, korralik esitus, super tulemus, mille pealt täna see mäng sellise tulemusega lõppes? Aitäh! Ma arvan, et see oli väga tugev meeskond vastumäng, see valitsev meister ja Ismail on tugev meeskond, aga Flora täna oli parim, mängisime väga kontsentreeritud terve 90 minutit pluss ja siis tulemus oli, mis sobib Flora. Kui täna mängul läksite, kas oli veel nii-öelda riietusruumis seda superkarika mängu veel meenutatud või jäi see juba eelmise mänguga selja taha meil? See oli, superkarika mäng oli paar kuud tagasi, mõtle tänase mängus ja siis tahtsime võita ja siis võit. Sa oled superhoogu meil sattunud, et naudid väljakul mängimist, tegutsemist, kuidas vorm on, kas sa tunned ennast sellel positsioonil nüüd tõesti nii-öelda meeskonna arhitektina? No, selles positsioonis muidugi, mina meeldib see meie positsioon, aga ma tahan aidata meeskond ja siis ma arvan, et see aasta läheb väga hästi, ma aitan meeskond. Järgnevad voorud, ma usun, meeskonnal on ainult üks eesmärk, et samamoodi jätkata ja hoida survet Levadial. Ja muidugi praegu tänase mängu võib-olla see praegu puhkab ja siis homme uuesti alustab valmistus järgmine mängus Paide vastu ja siis muidugi läheb võita selles mängus ka. Suur tänu sulle ja meeskonnale edu! Aitäh! Norbert, täna suurepärane tulemus, et ma usun ka enesekindluse mõttes, astudes siin teises ringis edasi, oli seda vaja meil? Ma usun küll meestele ikkagi on olnud, ütleme, ühtepidi küll võidukas hooaeg on siiamaani, aga samas ikkagi küllaltki raske, et on kõik mängud olnud sellist võitluslikud ja ka nibin-nabin just, mis on tähtis, et tegelikult on mitu mängu, kus me oleme lasknud vastase mängu tagasi. Ja praegu oli ikkagi tugev vastane, kus oli eesmärk, kui me suudame juhtimine, kui seda mängu suuta oma kontrolli all hoida. Ja ma arvan, selles faasis, et me suutsime seda toime tulla, see oli nagu rõõmu. Jah, kui vaadata, ütleme, tervet mängu, siis tegelikult ei kaotanud me kordagi kontrolli nii-öelda mängu üle, et millega selline balanss nüüd teil leitud on? No ei saa öelda, et see on stabiilne, see oli praegu üks mäng, kus me tulime sellega selgelt toime. Ja ma arvan, et sai ka väga palju üle rõhutatud seda, kuidas mängu kontrollil hoida, et mängijatele sai üles need selgeks tehtud ja vastane ka teisalt natuke, ütleme, võib-olla ka enda suhtes natuke üllatas ka iseennast oma formatsiooni muutusega, mida nad küll eelmine aasta on mänginud, aga sel aastal mitte ja oli ka näha mängijatel vastasmeeskonnas, ütleme, ei olnud nagu lihtne oma skeemi ellu viia, mis andis ka võib-olla meile oma trummid kätte lõpuks, muutusid oma asetust ja ühesõnaga nad ei leidnudki seda oma nii-öelda flow'd või sellist, ei saanud oma mängu käima, mis andis meile võimalus. Kas see sama, ütleme, formatsiooni muutus oli see üllatus ka teie jaoks? No me alati mängijaid hoiatame, et lõpuks, kui me küll valmistame ette meeskonna, et me eeldame seda, aga võib tulla üllatusi ja see, et nad tulid täna nii-öelda 5 kaitseks, nad on seda varem teinud, nii et ütleme, aimasime, et midagi nad ühel hetkel muutma peavad või muutmas on ja nad võivad ka formatsiooni muuta, nii et me iseenda sees teadsime seda. Kui vaadata, siis ütleme, esimene värav, eks ole, poolenisti ka Infonet FC meile ka kinkis, aga selliseid söödubraake ja selliseid asju oli nagu mängus sees, et kas see tulenes ka, ütleme, mõlema meeskonna jaoks selle nii-öelda mängu tähtsusest, et mõlemad tunnetasid seda? No, ütleme, mängu alguses oli kindlasti tunda sellist ärevust, et ma arvan mõlemad poolt, et saada see mäng käima ja vaata, kuhu poole see mäng rohkem kulgema hakkab, kes rohkem domineerima hakkab ja kellel nagu asjad paremini toimivad. Nii et ma arvan küll, et see mäng oli küllaltki selline pingeline ja ääremängitud. Miller, 3. mäng järjest värav, kui ma ei eksi, et on väga hästi nii-öelda selle põhikoosseisu pääsemise ära kasutanud, et sinu poolt, kuidas näete teda mängijana nüüd? No kui me siia ta tõime, siis me teadsime, mis mängija me siia toome, et tema on selle kvaliteeti, et kurb on muidugi see, et ta ei ole saanud teha korralikku ettevalmistust, et on olnud erinevad probleemid, aga hea näha jälle seda, et nii kui ta jälle
mängida suudab, nii ta ka on võimeline midagi ära tegema, nii et loomulikult on teinud ikkagi väga häid mänge siin järjest. Suurepärane ja aitäh sulle!